Kui sa võtad pulkadeks selle islami lahti, siis mis on selle usu põhitõed ja millest seda usute? Kõige põhilisem, millest võiks alustada, on usk ühte loojasse, mille ümber kogu see islam tegelikult pöörleb, et on ainult üks looja, kellesse kogu inimkond peaks uskuma ja keda peaks ka teenima. Ja see looja on Allah. Jah, et meie nimetame, või siis Koraanis ka näiteks on ju sõna Allah kasutatud, aga samuti selle sõna Allah puhul peaks alati ära seletama, et see ei ole mingi teine jumal, et see ei ole mingi uus jumal. Et näiteks Jeesus, kes rääkis arameia keeles jumal on Allah, mis on hästi-hästi sarnane selle sõnaga Allah, mida kasutame meie moslemid. Ja kui selle Allah sõnaga veel niimoodi nagu juppideks lõigata selle sõna, siis see koosneb L, mis on määrav artikkel nagu inglise keeles the, ja ilah ehk jumal või God, the God, on nagu väga selline otse tõlge, kui see sõna nagu lahti võtta. Et see on ka hästi tähtis, mida mõista, et kui mina olin ka varasemalt kristlane teismeas ja ma uskusin ikkagi ühte loojasse, siis kui ma nüüd hakkasin moslemiks, kui ma olin umbes 18-aastane, see ei tähenda, et ma hakkasin uskuma täiesti uude loojasse või uude jumalasse. Et see usk ühte jumalasse, ühte loojasse ikkagi samaks. Et võib-olla lihtsalt, mitte võib-olla, aga jah, kindlasti see arusaam või see käsitlus jumalast on tõesti teine siis või erineb natukene Koraanis, näiteks võrreldes siis tänapäeva kristlaste vaatega. Et nagu, kas ma saan õigesti aru, et Allah on justkui see kõigem jumal, et mitte, inglise keeles see eessõna the on ja see paneb selle paika, aga eesti keeles siis võib-olla mitte jumal väikese tähega, vaid jumal suure tähega. Jah, et ka see usutunnistus, mis paneb tegelikult aluse sellele, kui inimene islami vastu võtab, araabia keeles kõlab see ashhadu an la ilaha illallah, on see esimene pool ja see la ilaha illallah, otse tõlkes on, et ei ole ühtegi jumalust, kes väärib teenimist peale siis Allahi. Et selles mõttes küll jumalusi või keda inimesed peavad jumalateks või jumalusteks, neid on ju palju, aga ainult üks neist, ainult siis üks looja on see siis, kes väärib seda teenimist. Et islami selline kõige olulisem punkt on see, et on üks looja. Jah, absoluutselt. Et samuti siin, ütleme Eesti ühiskonnas eriti, et tihtipeale ka ei mõelda selle peale üldse nagu usuteemade peale. Ja isegi usk loojasse vahepeal tundub inimestele nagu imelik. Vahepeal isegi vaadatakse selle peale kuidagi nagu halvustavalt, et mis sa usud jumalasse või et nagu segane oled või. Aga samas ju tegelikult usk kui selline on olemas, et usutakse erinevatesse, ma ei tea, kristallidesse, usutakse, ütleme, horoskoope loetakse, selle järgi isegi vahepeal kujundatakse enda päev või nädal, aga usk loojasse on kuidagi siis selline midagi imelikku. Et tegelikult meie moslemite jaoks on see üsna ratsionaalne uskumus, et looja on olemas. Et näiteks, kui me vaatame enda ümber, ükskõik mida me vaatame, mis on meil siin, kas või siin selles stuudios on ju, et me näeme mingit, me vaatame seda mikrofoni näiteks, me vaatame, et sellel nagu peaks olema ka keegi, kes selle on kujundanud, loonud. Et me ei usuks ju, et näiteks me kõnnime kuskil keset kõrbe ja siis järsku vaatame, et see mikrofon, et ju siis ta on miljonite aastate jooksul niimoodi suvaliselt tekkinud, looduse mõjul näiteks, ütleme, juhuste teel, et on näiteks siin mingid metallosad, mis on siis tulevad maalt kuskilt, et on võib-olla plastikut, mis tuleb naftast, et siis miljonite aastate jooksul on siis näiteks päike paistnud, tuul puhunud ja kogu see asi niimoodi juhuse teel muutunud selleks mikrofoniks. Et seda peetakse naeruväärseks sellist väidet on ju. Aga kui me vaatame enda ümber seda universumit, seda maailma, kus on samamoodi seadused ja reeglid ja süsteem ja kord, siis on loogiline ka järeldada, et sellel universumil on kujundaja, on looja. Ja kui me vaatame näiteks seda mikrofoni, siis me tõenäoliselt ise, sina ja mina ei oskaks seda teha. Et tegelikult selle tegija pidi ka olema päris, või selle tegijad pidid päris targad inimesed olema. Et mingi asi, mida me näeme siin, viitab ka selle tegija intelligentsile ja võimekusele. Ja kui isegi mikrofon on niivõrd keeruline,
siis kui me vaatame kogu seda universumit ja kogu neid loodusseadusi, siis see viitab ka selle looja hästi sellele suurele intelligentsile ja võimekusele. Et erinevad loodusseadused, ka näiteks kui tuua mõned näited, et näiteks kuidas maa pöörleb ümber oma selle kujuteldava telje, et kui see aeg, millel jooksul ta ühe selle pöörde teeb, oleks pikem, 24 tunni asemel näiteks oleks 2 nädalat see. Et siis tõenäoliselt oleks see öö liiga pikk ja liiga külm ja elu ei oleks võimalik. Kui me vaatame näiteks atmosfääri koostist, kuidas on õhk näiteks koosneb on ju hapnikust, süsihappegaasist, lämmastikust ja teistest gaasidest, mis on kõik täpselt sellised, et elu oleks meile siin võimalik. Veeringlus, gravitatsioon, kõik muud süsteemid, mis toimivad korrapäraselt ja milleta elu ei oleks siin võimalik, et see oleks kõik juhuse poolt tekkinud, nii nagu see mikrofon kuskil kõrbes on ju, on ebaloogiline. Et sellepärast ka nagu usk loojasse või jumalasse on tegelikult ratsionaalne usk meie meelest. Seda räägitakse palju, et kõik on just kui tohutult perfektselt ära timmitud meie looduses, meie planeedil, universumis on ju. Et see on kuidagi liiga palju perfektseid kokkusattumusi, et see kuidagi niisama tekiks on ju. Ja see, mida sa mainisid, et meie ei oska seda mikrofoni teha, selle kohta ma nägin kas mingisugust, ilmselt mingit klippi kuskil, väga head klippi, et ütleme, et kui praegu tuleks mingisugune apokalüptiline õnnetus juhtuks näiteks on ju. Ja ütleme, et meie jääksime ellu. Ja siis selles mõttes tehnoloogiliselt me oleks ikkagi väga-väga lollid on ju, et me võime küll rääkida, et jah, et meie ajal saadeti e-maile, olid arvutid, lennukid, aga meie konkreetselt ei oska seda ehitada, me ei tea kedagi, kes ehitaks on ju. Et siis ikkagi inimene läheks nimelt ajast tagasi. Aga see oli seoses sellega, et inimkonna tsivilisatsioone või arenenud tsivilisatsioone nüüd otsitakse palju kaugemat ajaloost, kui praegu on teada. Aga kas ma saan õigesti aru, et siis moslemid ei usu ikkagi suurde pauku? Vastupidi tegelikult. Või on see suur pauk just looja tehtud? Koraanis on värss, kus on tegelikult öeldud, kus Jumal kirjeldab siis maa ja taevaste loomist ja ta ütleb, et tõlge on enam-vähem selline, et maa ja taevad olid üks selline üksus ja meie eraldasime nad. Et mis tegelikult läheb väga hästi kokku selle suure pauguteooriaga. Aga jah, Koraanis on ka tegelikult teisi värsse sellised, et mis justkui viitavad sellele, et Koraan pidi tulema loojalt. Et ei ole võimalik, et 1400 aastat tagasi kirjaoskamatu mees, siis Muhammad, rahulgu temaga, oleks võinud tulla esile selliste väidetega, mis Koraanis on. Et kui oleks võib-olla 1 või 2 sellist, oleks äkki kokkusattumus juhus on ju. Aga kuna neid viiteid on hästi palju ja Koraan ei ole küll teaduse raamat, aga seal on erinevad sellised märgid. Näiteks samamoodi, kuidas Koraanis on öeldud, jällegi samamoodi maa ja taevaste loomise kohta või taevaste kohta täpsemalt, et kuidas Jumal ütleb, et meie oleme taevaste laiendaja. Jumal siis endast räägib, et ta on taevaste laiendaja ja seda ei teatud ju aastani 1929, kui Edwin Hubble, astronoom, avastas selle, et galaktikad eralduvad üksteisest. Ehk mis viitab sellele, et universum on pidevas paisumises. Ja isegi enne seda, tegelikult ka see suure pauguteooria ja kõik see, enne seda, aastat 1929 oli teaduslikus maailmas konsensus, et universum ongi igavene, et tal ei ole lõppu ja ei ole algust. Et kui me oleks näiteks 1928 aasta enne seda teinud selle podcasti mingisugusel kujul või vestluse on ju, podcasti küll mitte, et siis võib-olla sa oleksid võinud mulle öelda, et aga Koraan ütleb ju, et universumil on algus ja lõpp, et see ei lähe kokku tänapäeva teadusega aastal siis 1928, enne kui see avastati. Et mida ma tahan sellega öelda on see, et me ei saa alati ka lähtuda sellest, et mida tänapäeva teadus ütleb selles mõttes, et see on alati muutumises. Et Koraanis on küll palju asju, mis viitavad sellele, mis lähevad kokku näiteks tänapäeva teadusega,
aga see ei ole lõppude lõpuks ka teaduse raamat. Et see on pigem ikkagi juhatuse raamat, juhatus inimkonnale siis. Ja kui Koraanist juba jutt hakkas käima, siis võib-olla ma mainiks ka seda, et me usume moslemitele, et isegi kristlased usuvad tegelikult paljud teised usklikud, et looja on andnud meile hästi palju selles elus, et meil on kõik me põhivajadused, me saame rahuldada, et meil on söök olemas, me saame vett leida, me saame, ütleme, leida mingisuguse turvalisuse, peavarju, isegi, ütleme, armastuse, kaaslase ja nii edasi, et kõik see on tagatud. Aga sellest veel tähtsam tegelikult on vajadus juhatuse järgi, vajadus saada vastused erinevatele eksistentsiaalsetele küsimustele, mida me enda seest ei saa tuletada. Et me võimegi teatud piirini ratsionaalselt argumenteerida, et okei, et looja on olemas, aga küsimused või vastused küsimustele, et aga mis on siis see elu mõte? Või mis tuleb pärast surma? Miks toimuvad sellised õnnetused ja katastroofid, miks inimesed kannatavad selles maailmas? Kõik sellised küsimused on sellised, millele me enda seest ei saa vastust saada. Ja sellepärast ongi sellist nii-öelda kommunikatsiooni vaja loojaga, seda juhatust, mille siis ta on saatnud erinevate raamatute kujul, erinevate prohvetite läbi. Ja siis viimane neist ongi see Koraan, mis ongi siis juhatus inimkonnale ja kogu maailmale.